Tere tulemast nüüdiskultuuri magistrikava infotundi. Siin ma tutvustan lühidalt selle kava ülesehitust, eesmärke, õppejõude, kes sellega seotud on ja samuti vastuvõtu tingimusi. Nüüdiskultuuri magistrikava on Eestis üsna uus ja ka ainulaadne. Esimest korda võeti sellele kavale tudengid vastu 2022. aastal ja see on õigupoolest ainus võimalus õppida Eestis lähemalt tänapäeva kultuurinähtusi ja samuti võimalusi nende kultuurinähtuste analüüsiks. See kava on mõeldud nii neile, kellel on kultuuri vastu rohkem loomingulised või teoreetilised huvid, kui ka nendele, keda kultuuri juures huvitavad praktilisemad, korralduslikud, rakenduslikud küsimused. Ja see on mõeldud ka niimoodi, et sellel kaval saab õppida töö kõrvalt, ehk siis tegemist on sessioon õppekavaga, kus loengud on koondunud peamiselt ühele ehk reedesele päevale ja ülejäänud nädalapäevadel saab siis iseseisvalt lugeda üles antud kirjandust, teha kirjatöid ja muud ülikooliõppega seonduvat. See magistrikava on ka oma ülesehituselt valdkonna vaheline. Siin õpetavad inimesed erinevate distsiplinaarsete taustadega ja kava asubki kahe instituudi vahel. Ühelt poolt siin kaval õpetavad siis Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste Instituudi õppejõud ja teiselt poolt Tallinna Ülikooli Balti Filmi, Meedia ja Kunstide Instituudi õppejõud. Sellele kavale õppima tulekuks ei ole vaja mingit konkreetset väljaõpet. Me hea meelega võtame vastu kõiki, kellel on bakalaureusekraad humanitaar- või ka sotsiaalteaduste valdkonnas. Eeskätt me aga hindame valmisolekut võtta õppimist tõsiselt, osaleda mõttega seminarides ja loengutes ja samuti olla valmis iseseisvaks tööks erialase kirjandusega. Keda huvitavad kava detailid täpsemalt, leiab selle kohta informatsiooni meie õppekava kodulehelt Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste Instituudi veebilehel. Aga tutvustan lühidalt selle õppekava üldist struktuuri ja seejärel ka konkreetsemalt, mis ained nende struktuurides sees paiknevad. Et see õppekava jagunud põhimõtteliselt mitmeks osaks. Kõigepealt tuleb läbida 3 üldainet kokku 18 ainepunkti ulatuses. Seejärel tuleb süvendada ühe võõrkeele alaseid teadmisi või õppida juurde uus võõrkeel 6 EAP ulatuses ja õppekava keskne osa mõistagi nüüdiskultuuri peaerialaained, millest allpool natuke lähemalt, aga selle lisaks saab valida ka terve rea ainete vahel 2 omal valikul, siis kokku 12 EAP ulatuses ja samuti saab valida ühe vaba aine või ka 2 ülikooli kõikidest pakutavatest ainetest, ehk siis võimalik on süvendada teadmisi mingis vallas, mis teid eraldi huvitab, aga mida õppekava välja ei paku. Ja muidugi on magistriõppes ka oluline magistri tööroll, et selle 2 aasta jooksul siis oluline osa teie ajast kulub ka iseseisva uurimustöö ehk magistritöö kirjutamiseks kokku 24 ainepunkti mahus. Aga vaatame siis natuke neid õppekava osiseid ka lähemalt. Kõigepealt siis üldained, need on sellised ained, mis siis eeskätt on mõeldud üldpädevuste, ülekantavate oskuste süvendamiseks ja arendamiseks. Kõigepealt saate valida ühe üleülikoolilise üldaine. Neid on valida väga mitmeid, on selliseid rohkem projektipõhiseid, rühmatöölaadseid ained, nii nimetatud elu ehk erialased lõime- või uuendusained, või siis ka võimalik valida iga aasta muutuvaid kursuseid, kas Akadeemia Pluss või Hüpe programmi raames. Nende kõigi kohta leiate siis ka läpsemat informatsiooni Tallinna Ülikooli kodulehelt.
Aga lisaks me pakume siis ka Humanitaarteaduste Instituudis välja 2 üldainet, mis on kõigile kohustuslikud ja mis on mõeldud siis selliste alust rajavate metodoloogiliste ainetena. Esiteks aine kultuurianalüüsi võtmemõisted, kus siis eri aastatel keskendutakse erinevatele kultuurianalüüsi põhimõistetele ja põhimeetoditele ja teiseks selline valdkonnaülene metodoloogiline kursus metodoloogiad ja meetodid humanitaarteadustes, kus saab siis tutvust teha lähemalt erinevate humanitaarteaduses kasutatavate meetoditega, mis on kindlasti kasulikud ka näiteks teie enda magistritöö kirjutamisel. Lisaks on siis peaerialaained, komplekt siis ained, mis peaksid süvendama teie teadmisi nii nüüdiskultuuri erinevatest aspektidest kui ka siis sellest, kuidas neid nüüdiskultuuri nähtusi ja valdkondi analüüsida. Et siin on siis ained nagu digikultuur, filmikultuur, linnakultuur, mis siis just pakuvad sissevaateid tänapäeva kultuuri olulisematesse valdkondadesse, samuti teete tutvust tehnoloogiakultuuri ja tehnoloogia filosoofiaga ja siis mõned teoreetilise suunitlusega ained nagu kultuurisemiotika ja kultuuriuuringud, mis mõlemad pakuvad erinevaid siis nii-öelda tööriistu, kuidas tänapäeva kultuurinähtusi kriitiliselt analüüsida ja ka omaenda käitumist kultuuri kasutaja, tarbijana analüüsida. Lisaks on ka iga aasta vahelduva sisuga nüüdiskultuuri seminar, mis on siis enamasti pühendatud mingile konkreetsele nüüdiskultuuri teemale, mida enamasti loevad erinevad õppejõud. Ja samuti tuleb läbida magistriseminar, mis on siis mõeldud just teisel aastal neile, kes on siis asunud tööle oma magistritööga. Selles seminaris me siis tutvume nii magistritöö kirjutamise põhimõtetega kui ka vastastikku loeme, kommenteerime, analüüsime mõningaid valmiva magistritöö osi. Ja samuti tuleb läbida erialane praktika, mis on siis võimalus püüda oma ülikoolis õpitavaid oskusi rakendada ka väljaspool ülikooli mõnel praktilisel tööl. Erialane praktika on individuaalne, see lepitakse iga magistrandiga eraldi kokku ja magistrandil on siin ka suur valikuvabadus, et ise valida see töökoht või see tegevus, mille toel ta siis soovib oma praktikat sooritada. Ja nagu öeldud, on võimalik siis valida ka 2 valikainet. Valikainete nimekiri on praegu 7-osaline. Need on siis erinevad ülikoolis loetavad ained, mis aitaksid teil ehk süvendada oma teadmisi ühes või teises õppekavaga seotud aines, et siin saate valida rohkem meedia orientatsiooniga ained või siis ka rohkem ajaloo orientatsiooniga ained või muid ja samuti siia alla saab panna näiteks välispraktika juhuks, kui te peaksite veetma mõnda aega näiteks mõne välisülikooli juures. Nüüdiskultuuri õppekaval tegutseb väga pikk nimekiri õppejõude, oma ala häid eksperte siis nii Humanitaarteaduste Instituudist kui ka BFM-ist. Nendega te siis kohtute erinevates ainetes ja julgen kinnitada, et kõik on põnevad ja isiksused, kellega kohtumine võiks teid ka ennast isiksusena rikastada. Nüüd selleks, et siia õppekavale pääseda õppima, tuleb esiteks kirjutada üks kirjalik motivatsioonikiri, kus te natuke selgitate, miks te soovite sellel õppekaval õppida, kuidas see võib-olla ka seondub teie seniste õpingutega ja võib-olla ka tulevase eneseteostusega. Me ei nõua sisseastumisel juba magistritöö kavandit, aga muidugi on väga teretulnud, kui te oma motivatsioonikirjas ka jagate mõtteid, et mis teemal või mis valdkonnas te sooviksite täpsemalt oma magistritööd kirjutada, et see võimaldab meil siis ka suulisel vastuvõtueksamil veidikene mõtteid vahetada teie huvide ja valikute üle. Aga jah,
sisseastumise teine osapool on siis suuline vestlus vastuvõtukomisjoniga, see ei ole väga pikk, umbes 15 või 20 minutit tavaliselt, võib-olla ka mõni minut pikem ja see vestluse mõte on eeskätt siis lihtsalt teineteist tundma õppida, natukene arutada selle üle, kust te tulete ja mis on teie huvid ja ka selle üle, et miks just see õppekava tundub teile õppimiseks kõige sobivam ja kui vähegi võimalik, siis arutaksime ka teie esialgsete mõtete üle seoses oma magistritööga, sest selge on, et 2 aastat läheb kiiresti ja mida varem te hakkate oma mõtteid koondama ka oma magistritööle, seda parem. Ja vastuvõtul siis määrava kaaluga on just nimelt suuline vestlus, mis moodustab 70% lõpphindest ja siis see kirjalik motivatsioonikiri moodustab 30% lõpphindest. Aga julgustan sisse astuma, konkurents ei ole üldse väga suur, meil on kohti päris palju, nii et me saame ka usutavasti kõik vähegi motiveeritud huvilised õppekavale vastu võtta. Ja see ongi see väike lühike ülevaade. Kui keegi soovib täpsemat informatsiooni, võib mulle julgelt saata e-maili, mille leiab Tallinna Ülikooli kodulehelt ja igal juhul julgustan seda sammu astuma, sest et kes meist ei tahaks olla kultuurne inimene ja seda see õppekava just selle sõna kõige tänapäevasemas tähenduses pakub. Aitäh vaatamast ja loodetavasti kohtume paljudega juba suvisesel vastuvõtul ja sügisel juba ülikooli auditooriumis.